Indrek seisab pöörleval alusel ja hoiab käes telje külge kinnitatud jalgrattaratast, mis ei pöörle. Oskar paneb Indreku koos alusega pöörlema. Indrek tõstab mittepöörlevat jalgrattaratast üles, laseb selle alla, kuid selle tulemusena ei muutu tema pöörlemise suund ega nurkkiirus. Nüüd paneb Oskar jalgrattaratta pöörlema. Selleks kasutab ta trelli. Jalgrattaratas hakkab pöörlema tänu sellele, et trelliketta ja rattakummi vaheline hõõrdumine on piisavalt suur. Kui Indrek tõstab pöörlevat jalgrattaratast üles, hakkab ta ise koos alusega pöörlema. Kui ta laseb seda pöörlevat ratast alla, muutub tema pöörlemise suund. Niiviisi pöörlevad jalgrattaratast üles ja alla tõstes muutub Indreku enda pöörlemise suund ja nurkkiirus. Miks on nii, et kui Indrek hoidis käes mittepöörlevat ratast, ei muutnud ratta üles ja alla liigutamine tema pöörlemise nurkkiirust ega pöörlemise suunda? Küll aga muutub see siis, kui ratas ise pöörleb. See on seletatav sellega, et pöörlev keha püüab säilitada oma pöörlemistelje suunda ruumis.